Tere! Jah, tõepoolest nii on, et ma seda nõrga monumendi kataloogi teksti ei tahaks väga enam puudutada, vaid tahaks jagada teiega ühte teist mõtet, mille osas ma ei ole veel ise otsustanud, kui tõsiselt seda tuleks võtta. Aga igal juhul see on minu meelest samuti nõrga monumendiga seotud. Ja see on mõte, mis on ka siin ilusti küsimärgiga küsitud, küsimus yin-arhitektuurist. Ja minu jaoks sellise mõte või mõttemäng algus ühest äsjasest kirjavahetusest klassiõega Ingrid Ruudiga, kus Ingrid muuhulgas ütles ühe hoone kohta, et see on harva esinevalt alandlik. Harva esinevalt alandlik ja siis kommenteeris, et ta häirib, et sellel sõnal eesti keeles või meeles on nii negatiivne konnotatsioon ja küsis, et kas ma tean paremat sõna vastandiks siis sõnale suureline. Miski, mis oleks väärikas ka väiksuses ja nõrkuses. Ja kui ma siis selle peale mõtlesin, siis ühesõnaga hakkas see mõttemäng pihta ja igal juhul see, mis esimesena koitis, oli see, et tõepoolest terve suhtumiste ja taktikate perekond nii arhitektuuris kui ka loomingus laiemalt on selline, mida on miskipärast lihtsam kirjeldada selle kaudu, mis ta ei ole, kui selle kaudu, mis ta on. No näiteks, et kui sa ütled tagasihoidlik, hoiduv, alandlik, siis sellest tegelikult ei sisaldu mingit sisulist tegevusretsepti, vaid see ütleb ainult, mida ei tuleks teha. Aga ometi tundus mulle vähemalt, et kas sellest taktikate perekonnas on oma positiivsus või sisu täitsa olemas. Ja sellest siis see mõte alguse sai. Ja etteruttavalt ma ütlen ära, et mu jutt ei ole mõeldud ettekirjutusena või üleskutsena, vaid just sellise mõttemänguna, mille eesmärgiks on rikastamine. Sest vahel on meil kombeks ühte mõttesse kinni jääda ja see toimub eriti siis, kui ma isegi ei pane tähele, et me oleme kinni jäänud. Ja õigemini enamasti need valikud meie kultuuris juba ammu tehtud ja me ei saagi neid märgata, sest need on meile sisse harjunud. Ei märka isegi, et oli valiku koht. Märgata või see nähtavale saab see tulla ainult siis, kui sa hakkad oma kultuuri võrdlema mingi teise kultuuriga, mis on teinud teistsuguseid valikuid. No võtta üks filosoofidest, kes just millestki säärasest oma mõtlemises lähtub, on François Julien. Ja tema hakkas ühel hetkel Hiina filosoofiat õppima mitte siis Hiina enda pärast, vaid selleks, et omandada kõigepealt justkui mingid uued silmad. Uued silmad selle jaoks, et nende uute silmadega, siis Hiina silmadega hakata vaatama Euroopat. Ja Euroopat justkui siis võõrana, kummalisena, kummastust tekitavana. Ja ühe sellise tema trajektoori ma mängiksin, või siis vähemalt temast ajendatud trajektoori ma mängiksin põgusalt läbi ka. Ja siis esimese asjana justkui tuleks teid transportida sellesse hiinalikku vaatepunkti. Et seda kiiresti teha, siis tuleb appi võtta kujundid. Ja üheks selliseks baaskujundiks sobib siin hingamine. Ja hingamine kui protsess, kus on, eks ole, 2 faasi. Sissehingamine ja väljahingamine. Õigemini 4 faasi. Sest on ka see faas, kus sissehingamine läheb üle väljahingamiseks ja väljahingamine läheb üle sissehingamiseks. Õigemini 8 faasi, eks ju, sest nende vahel on omakord üleminekud ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis on siin huvitav või oluline on see, et sissehingamine ei ole väljahingamise vastand, siin ei ole vastandumist, siin on täiendamine või vastastik seos. Ei saa olla ühte ilma teiseta. Ma ei tea, kes on proovinud hinge kinni hoida, siis on ilmselt tundunud, et see ei ole väga jätkusuutlik.
Me ei saa küsida, kumb on olulisem, kas sissehingamine või väljahingamine, sest see ei tähenda midagi. Siin ei ole loomulikku alguspunkti, loomulikku lõpp-punkti, vaid lõputu vaheldumine, sisse-välja ja nii edasi, või välja-sisse, täis ja tühi, tühi ja täis. Ja kui selline protsess võtta nii-öelda baaskujundiks või baasmudeliks, et maailmast mõtelda, siis selgub, et enam ei saagi maailmast mõtelda. Et sel juhul me peame mõtlema näiteks ilmamaast. Ja oluline vahe, eks ole, maailm on objekt või miski, mida saab distantsilt vaadata. Ilmamaa on just selline hingamise moodi vahelduvate protsesside liitrütm. Minu väga elegantse joonise kohaselt. Ühesõnaga liitrütm, mida saab kogeda ainult seespoolt või osalisena. Ja kui me sellises ilmamaas tahame mingit tulemust saavutada, siis sisuliselt see seisneb see enda kohandamises selle liitrütmiga. Eks? Mõnikord see õnnestub paremini kui mõni teine kord. Igal juhul, kui on nii, siis muutub väga oluliseks ajastus. Ühesõnaga, mõte, et asju tuleb teha siis, kui on soodne hetk. Ühesõnaga, tahad üles minna, liitu selle protsessiga selles kohas. Tahad alla minna, liitu siis, eks. Ja kui see ühel hetkel siis selgub, et et selle liitrütmiga ma päris rahul ei ole ja tõesti on vaja sekkuda, siis siin tuleb hingamise mudeli kõrval appi üks teine mudel, milleks siis võiks olla selginemise mudel, eks ju, nagu vahel öeldakse ilmateates, et on pilves selginemistega. Ja see mudel ütleb, et kui mingi nähtus alles sünnib või alles kujuneb, siis esialgu see esineb see sellisel hägusal ja hajusel kujul. Võime öelda ka sulaolekus või vahel ütleme mingi asja kohta, või ütleme, et midagi on õhus, eks ju, mis asi see õhus on ja kuidas ta siis on, kui ta on õhus. Ja siis ajapikku see asi muutub ilmsemaks, tema piirjooned tulevad selgemalt esile, ta selgineb ja võime öelda ka taheneb. Ühesõnaga esialgses häguses olekus on mingid kalduvused, jõujooned kuidagi sulandunud koos, mis aja jooksul siis hakkavad lahknema, arenevad millekski selgekujulisemaks. Ja selles skeemis on peidus üks väga lihtne mõte, et kui sa suudad asju hoomata sellises varases arengujärgus, kus sündmused pole veel nii-öelda kuju võtnud, kui nad alles hakkavad kujunema või on alles eos. Eesti keel on väga rikas, nagu ugri-mugri keeled kõik selliste asjade kirjeldamiseks. Siis igal juhul, kui sa oled võimeline sellises olukorras asju hoomama, siis piisab väga pisikesest ja hoomamatust nükkest alguses, et sündmusi oluliselt mõjutada. Aga kui mingi nähtus on juba välja kujunenud, ühesõnaga, kui mingi nähtus on juba välja kujunenud, siis ütleme mingi lõhe ühiskonnas, siis võib juhtuda, et isegi selline väga suur pingutus. Väga suur pingutus ei pruugi eriti tõhus olla, sest suured pingutused on kõigile näha. Ja kui nad on kõigile näha, siis nad kutsuvad omakorda esile suure vastureaktsiooni, eks ju, nagu öeldakse, trots. Ühesõnaga, selline käitumine on raiskav hiinlase jaoks siis. Ja seda kõike silmas pidades saab nüüd küsida, et kuidas paistavad sellisest hiinalikust vaatenurgast euroopalikud baaskujundid ja baasmudelid. Siin võib öelda midagi siukest, et kus Hiina räägib vaheldumisest, täis ja tühi, tühi ja täis, seal räägib eurooplane olemisest ja miskist, eks ju, kreeklane enne kõike alustab sellest ja eurooplased kajana kordavad. Hiinlase vaatenurgast võiks seda kirjeldada nii, et hingamisest valitakse välja üks faas, näiteks sissehingamine, tõmbad kopsud täis, annad sellele positiivse tähenduse, nimetad seda näiteks olemiseks. Teisest faasist, tühjuse faasist saab sel juhul tema negatiiv, tema ülejääk või miski, ja seda saab siis kirjeldada üksnes eituse kaudu.
Ühesõnaga, vaheldumise 2 faasi viiakse teineteisest lahku, põhiliseks hakatakse pidama ühte neist faasidest, seda, kus midagi on. Ja siin on huvitav või sümptomaatiline, et hiina keeles puudub sõna olema selles eksisteerimise tähenduses. See tundub neile kummaline. Ühesõnaga, siis öeldakse meile Euroopas, et olemas on ennekõike olemused ja olemused on siis need, mis juhivad asjade kujunemist. Ütles öeldakse näiteks, et olemused on puhtad ja see, mis olemusele ei vasta, seda nimetatakse juhuslikuks ja ühtlasi ebapuhtaks. See oli siis üks esimesi nii-öelda üleskeeruvaid valikuid Euroopa mõtlemises, millest sai alguse euroopalik põlgus niisuguse ebapuhtuse vastu ja ettekujutus mõtlemisest kui puhastamisest ja korrastamisest ja kõik otsitakse asju nende puhtal kujul. No vot, ja siit võib teha ka omasid ühendusi, eks ju, mõned mõtlejad, Sigmund Baumann näiteks on väitnud, et siin on juba peidus igasugu praktikas aset leidnud puhastamised kuni kõige nõmedamateni või võikamateni välja, näiteks rassiline puhastamine ja nii edasi. Igal juhul see eeldab, et on, mida puhastada, puhtus on hea. Ja teine asi, mis hiinlases üksjagu kummastust tekitaks, on midagi, mis kannab nimetust tegu. Ühesõnaga, Euroopa kultuuris on väärtustatud just sellist esile kerkivat, selgekujulist ja jõulist tegutsemist, et see siin on õige tegu. See on vägitükk, mis leiab alati aset kuskil suure draama või väljapaistva konflikti taustal. Siin on keegi vägilane, kes on ka justkui pealesuruja. Esialgsele kaosele korra pealesuruja või ainele vormi pealesuruja. Ja kui sa seda ei tee, siis justkui midagi ei sünnigi. Korrapära jääb sündimata. Sellepärast mitte tegu ei saagi siin olla positiivne. Seda saab ainult kirjeldada kuidagi negatiivsetes terminites. Ja samuti on Euroopa kultuuris alati ülistatud silmapaistvat hävitamist. Näiteks öeldud, et loomingu esimene samm on hävitamine, räägitakse disruptiivsusest ja igustugustest sellistest asjadest. Ja siit omakorda seos monumentidega, eks suuri tegusid pühitsetakse just monumentidega. Ja nagu te juba aimate, siis vana Hiinas sellist maitset ei jagatud. Nende sõjatraktaadid, siin on hea rääkida edasi või jätkata, just kui see mõte jätkab eelmist kõnelejat. Vana Hiina sõjatraktaadid ütlevad, kõige parem on rünnata plaane, sellest järgmine on rünnata sõjavägede omavahelisi allianse, sellest järgmine on rünnata sõjaväge, ja kõige halvem on rünnata linnu või linnasid. Väga urbanistlik mõte, eks. Ühesõnaga, siit kerkib ideaal, mille kohaselt kõige osavamat tegutsejat ei tunta iial ära. Kuna ta tegeleb probleemidega enne, kui need suureks kasvavad, nii-öelda juba eos. Kuna nad ei jõua iial esile kerkida, ilmseks muutuda, siis nende ennetajat ei panda tähele ja ei tunnustata. Julian kirjutab, parimale strateegile ei taipa keegi ausammast püssitada, sest ta on osanud olukorra nii hästi soovitud suunda liigutada, seda nii-öelda ravida, et tema võidud on lihtsad ja keegi ei tule selle pealegi, et teda selle eest kiita. Ja see toob mind omakorda tagasi siis alandlikkuse teema juurde ja siit omakorda yin-arhitektuuri juurde. Et Hiina mõtlemises yin ja yang on samasuguses suhtes nagu sisse- ja väljahingamine. Ja tihtipeale, kui neid Euroopas selgitada püütakse, siis neid tahetakse kangesti ära moonutada, et sobitada neid meile omaste mõtteskeemidega. Aga kui püsida just sellele ilmavaatele truu, siis me näeme, et need on lihtsalt sama protsessi erinevad faasid. Siin on selline tugev pooluslikkus, mis mulle selle juures meeldib, on just see, et mõlemad poolused on siin defineeritud positiivselt, et mõlemaga saab üle pingutada. Ja üks läheb pidevalt teiseks üle, et me tegelikult ei saaks rangelt öeldes rääkida ei yang ega yin arhitektuurist. Aga kuna mulle just tundub, et euroopalikus mõtlemises on igasugune ettekujutus loomingust ennekõike yangi poole kõvasti kiiva, siis võiks selline yin looming või yin arhitektuur toimida sellise kompenseeriva mõistena, et loomingu väljale rohkem tasakaalu tuua. Ja oma positiivses vormis siis küsib
see arhitektuuri kohta just seda, et mis tingimustel saab ruum või ruumiline sekkumine või ruumipraktika laiemalt toimida samamoodi nii, nagu ta sellel skeemil on kujutatud. Sidudes selle mõtte nõrga monumendiga võib küsida, et mis oleksid võimalused sellist tegutsemist pühitseda või mälestada või tunnustada. Ja et kas ei saaks selle aastast Veneetsia paviljoni Eesti oma siis võtta muu hulgas ka võimaliku vastuse otsinguna sellele küsimusele muude asjade hulgas. Või siis äkki tuleks öelda, et tunnustamine on siin juba üleliigne või lausa vastuolus Yinni vaimuga, mis on tuumselt varjuv. Mina ei tea, aga igal juhul teine asi, mis mulle mõtte juures Yin arhitektuurist väga meeldib, ongi see, et kui euroopalikust vaatenurgast on sellised väärtused nagu alandlikkus või hoidumine ja nii edasi alati kuidagi moraliseerivad, siis hiinalikust vaatenurgast ei pruugi see üldse nii olla. Et see võib olla hoopis lihtne kaine mõistus. Loogiline tegutsemisviis mingis olukorras. Igal juhul lõpuks võikski öelda, et üks võimalik vastus Ingridi küsimusele, millega ma juttu alustasin, olekski Yin. Aitäh! Hallo, aitäh, Eik. Ma kohe küsin kohe hästi ühe lihtsa küsimuse. Et sa alustasid hästi ilusa sellise sõnaga, mida ilmselt Ingrid siis küsis, et alandlik maja, et mis majast ta rääkis? Ma lootsin, et seda küsimust ei tule. Aga see oli Valve pormeistri Lille paviljon. Kuidas sa kategoriseerid seda või kuidas sa arvad, et Ingrid vähemalt kategoriseerid seda alandlikkuse alla? Seda peab Ingridi käest küsima. Aga ma pigem see suhe maapinnaga, maastikuga ja kuidagi üldse vormikeel äkki oli suhteliselt sükene, seal saab seda kuidagi lugu rääkida küll, aga Ingrid räägib seda paremini. Mulle lihtsalt väga meeldib, kuidas Eik alustab alati hästi kaugelt, aga siis lõpuks kuidagi jõuab hästi täpselt ja lõpuks selle mingisuguse loengu kuidagi selle ivani. Ja ma lihtsalt tahaks kuidagi hästi suruda sinult veel niisugust pigistada välja hästi sellised lihtsat küsimust, et ütle näiteks, mulle meeldib see, kõigepealt ma kiidan heaks sellist meetodit nagu rikastamine. Sa ütlesid, et nagu rikastama peab. Et mõnes mõttes see, mida me Veneetsia Biennaali selle raamatu kontekstis tegime ka, et me lihtsalt püüdsime võimalikult palju laiendada igasuguseid sõnu ja mõtteid ja kõikvõimalikke ideid, mis meil pähe tulevad. Et ei oleks piire justkui ja siis hakkavad piirid iseenesest kuidagi tekkima. Et rikasta meid ja ütle 5 alandlikku maja. Kuidagi hoobilt justkui. Ma kunagiselt sain aru selle sõna rikastamine kuidagi toredusest siis, kui ma kuidagi jäin mõtlema selle Jaan Krossi esimese raamatu pealkirjale, mis oli Söe rikastaja. Ja siis ma mõtlesin, vau, et nagu kuidas teha sütt rikkamaks. Kas said sealt vastuse? Ei saanud, aga see ongi tore, kui mõni asi ei annagi vastust sulle, vaid annab küsimuse või kujundi. On veel kellelegi Eikile küsimusi? Küsiksin niimoodi, ütlesid, et selline euroopalik kultuur on pigem mehelik, pigem yang. Mulle tuleb meelde, kusagil on Jaan Kaplinski kirjutanud võrdlevalt Euroopa, tähendab siis lääne-euroopalikust sakraalarhitektuurist ja siis sellest Kreeka katoliku kirikutest.
ja toonud sisse just samuti selle meheliku ja naiseliku võrdluse, et kuidas Gooti katedraalid, kuidas nad on pigem sellised falloslikud, kõrguvad, püüdlevad kuskile hästi kõrgele ja samas võrdluseks siis selline Kreeka katoliku kirik oma ümarustega, kuplitega, selline hämar ruum, koopataoline mõneti, mis siis parimates freudistlikest traditsioonides seostub naiselikkusega. Et no nii, nüüd oli küll tark jutt, mis ma siis küsin. Sinu arvamus? Ei, ma arvan et see on tõsi, et kõik need suured üldistused on täpselt siuksed, et nad ongi suured üldistused, et niipea kui sa selle suure üldistuse ära ütled või sellega lagedale tuled, siis kohe hakkad nagu märkama neid alternatiivseid pisikesi traditsioone, mis on uuristanud või pesa teinud nagu just selle kuskil seal teise pooluse ümber. Et muidugi on see teine ka olemas. Ma soovitan kõigil ka nagu natuke reklaamikombeks, aga ikkagi Eiki väga ilusat esseed lugeda meie raamatus, mida saab näituselt ka soetada omale. Aga eelkõige aitäh Eikile selle ilusa mõtte arenduse eest. Aitäh! Aitäh!